osad näod on tuttavad, osad võib-olla minu jaoks veel ei ole nii tuttavad, Liisi jaoks kindlasti rohkem. Et olen Diana, samamoodi Fermienergiast ja vastutan siis selle planeerimise ja keskkonnateemade eest Fermienergias. Ja mis tänane teema oli, et ma saan aru, et huvi oli kohtadega niimoodi oma kogukonnas. Et me oleme teinud selliselt, et kes on pikemalt kaasas olnud selle projektiga, siis me oleme samm-sammult näidanud, kus me täna oleme, mida me teame, mis on meie uued uuringud, mis on uued avastused ja neid siis kogu aeg jaganud. Ehk siis me oleme teinud selles mõttes, kui niimoodi inimkeeli öelda lihtsalt järjejutte. Ja need, kes on kaasas olnud algusest peale, siis sa näed, kuidas see projekt tegelikult areneb ja mis toimub. Kes on siis pole varem käinud, võib-olla võib tekkida palju küsimusi, et miks on siis täna jutuks ainult üks tükk, siis sellepärast, et lihtsalt hetkel on järg selle tüki käes. Aga kui nüüd on inimesi, kes ei ole varem kaasas olnud ja on huvi võib-olla ka pikemalt aru saada siis täispildis, siis me Liisiga arutasime, et teeks võib-olla niimoodi, et me räägiks hetkel selle tüki osa ära, siis saame arutada kõiki teisi küsimusi ka ja kui vaja, siis me saame tulla uuesti ja rääkida juba pikemalt nendest teemadest, mille osas on võib-olla nagu vajadus suurem, küsimusi rohkem ja siis juba minna nagu nende teemade spetsiifilisemaks, kui teile sobib sedasi. Okei. Et kus me täna oleme, et käisime tegelikult siin just eelmine nädal ka Lontovas, väiksemas kogukonnas ka rääkimas, kes jääb ka siis ka Viru-Nigula valla võimaliku tuumajaama asukoha lähedusse külad, käis ka seal kohalikud kogunesid ja käisime rääkimas samadel teemadel. Ja mis siis on vahepeal nüüd toimunud? Me oleme siin käinud erinevatel teemadel, me oleme käinud jäätmetest rääkimas, me oleme käinud energeetikast rääkimas, me oleme käinud tehnoloogiast rääkimas, ohutusest rääkimas. Et meil on kokku olnud üle 50 infopäeva siis nii siin kui Viru-Nigulas, et päris palju kordi oleme seletanud erinevatel teemadel. Ja kuhu me oleme siis täna jõudnud on siis see, et 14. jaanuar siis andsime sisse riigi eriplaneerimise taotluse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile. Et Majandus-Kommunikatsiooniministeerium vastutab siis riigi eriplaneeringu eest. Ja kuna tuumajaam on selline objekt, mis siis läheb igal juhul riigi eriplaneeringu alla, siis see on see menetlus, mille kaudu siis seda planeerimist on võimalik teha. Mis siis edasi saab, on siis see, et taotlus vaadatakse üle. Vajadusel siis küsitakse meilt lisainfot. Täna on ta kooskõlastusringis siis erinevates ametiasutustes. 28. veebruar on neil siis tähtaeg esitada omapoolsed seisukohad ja küsimused. Peale mida läheb siis see meie taotlus Vabariigi Valitsusse ja seal siis tegelikult Vabariigi Valitsus siis otsustab, kas algatada riigi eriplaneerimine või mitte. Ja täna nad on siis võtnud niimoodi, et nad tahavad siis mahtuda 3 kuu sisse, mis on seadus ette antud, et 3 kuu jooksul peaks Vabariigi Valitsus otsustama. Peale seda, kui taotlus on üle vaadatud, see ka avalikustatakse. Ehk riigi eriplaneering näeb ette seda, et kõik arendajad, kes tahavad tuumajaama ehitada, saavad planeeringuga liituda. Et see läheb siis 30 päeva on see avalik, et kõik siis, kes vähegi tahab tuumajaama ehitada peale Fermi, saavad samamoodi esitada oma taotlused, mina tahan ka olla kaasatud ja planeeringus. Ja peale seda läheb ta siis otsustamisele. Ehk siis umbes selle aasta aprillis selgub siis meile see teadmine, et kas Vabariigi Valitsus otsustab algatada seal riigi eriplaneeringut või mitte. Kui mitte, siis ei olegi meil enam millestki rääkida. Kui otsustab algatada, siis läheb protsess ametlikult edasi. Et siiamaani oleme käinud omast vabast tahtest, sest tuumaenergia on selline teema, millega me võib-olla pole väga palju varem kokku puutunud ja küsimusi tekib palju. Infovajadus on võib-olla suurem ja sellepärast on vaja võib-olla mitu korda erinevatel teemadel aru pidada, et siis, kui meil ametlik protsess käima läheb, siis tegelikult kohalik kogukond juba teab, mis see on, kuidas see välja näeb ja on tegelikult valmis ka kaasa mõtlema paremini. Ma loodan, et saab ka ära istuda rahulikult siis. Jaa, kõik maa siis jõuame seda. Saad aukohad endale. Keegi julged istuda, võtta neid julged. Ja positiivse stsenaariumi korral siis, kui aprillis siis Vabariigi Valitsus peaks selle otsuse langetama, et jah, riigi eriplaneeringu algatatakse, siis ma ei saa selle pointeriga näidata,
Siis me liigumegi esimesse etappi, ehk siis riigi eriplaneeringu esimene etapp on siis asukoha valiku etapp. See kestab siis kuskil 2,5 aastat, mille käigus siis kõikidest võimalikest asukoha alternatiividest, et see on ainult Lüganuse vald, ma pärast näitan, meie oleme oma ettepaneku teinud nii Lüganuse kui Viru-Nigula valla osas ja me ei tea, kas riik näeb veel, et võib-olla veel mõni vald kaasatud, see on riigi otsus, et need asukohad kõik lähevad siis riigi eriplaneeringusse. Ja siin siis tegelikult tehakse erinevaid uuringuid, vaadatakse neid asukohti, uuritakse, ma ei tea, geoloogiat, keskkonda, konsulteeritakse ka kogukondadega ja peale seda siis umbes 2027 pool, esimene pool, tehakse siis see valik, et mis on siis nendest kõikidest asukoha alternatiividest see üks siis kõige parem asukoht. Ja peale seda siis selle kinnitab jälle Vabariigi Valitsus, et jah, nad on nõus sellega ja peale seda me saame liikuda siis riigi eriplaneeringu teise etappi. Ja teine etapp on siis midagi ilmselt, millest te olete juba väga kogenud, teil on siin neid planeeringuid väga palju, on siis nagu selline detailplaneeringu sarnane, kus siis on juba see üks asukoht ja sellele asukohale siis vaadatakse juba detailset lahendust, ehk siis vaadataksegi, et kus täpselt see tuumajaam seal paikneb, kuhu tulevad teed, kuhu tulevad liinid, kuidas seda täpsemalt teha, milline on valgustus ja nii edasi ja nii edasi. Et siis läheb juba selliseks hästi detailseks aruteluks. Ehk et siis te saate aru, et seal on 2 etappi, üks on üldisem, siin ei saa veel kõiki vastuseid olla, sellepärast et tehnoloogia on asukohapõhine ja kui sa ei tea asukohta, näiteks geoloogiat, sa ei tea täpseid tingimusi, siis on väga raske veel väga detailset tehnilist projekti anda, sest et sa ei tea asukohta, eks ole. Kui sa midagi ehitad, ka maja ehitad, sa pead aru saama, kuhu ta tuleb, siis sa oskad seda projekteerida, eks ole, planeerida. Et selles etapis veel väga spetsiifilist, see kõik, mis meil on, me saame jagada, aga siin ei saa veel täislahendust olla, sest me ei tea asukohta. Ja selles etapis siis, kus asukoht on valitud, saab juba rääkida siis väga täpsetest tehnilistest andmetest ja juba hästi detailselt. Ja peale seda, kuskil 2029, oletame, et kõik läheb positiivselt, eks ole, 2029 poole pealt, peab siis Vabariigi Valitsus langetama siis otsuse, et kas ta siis kinnitab selle planeeringu või mitte. Samamoodi, et mitu korda on siin veel, et siin ta otsustab, kas ta algatab, siin ta otsustab, kas ta kinnitab asukoha või ei kinnita ja siin ta otsustab, kas ta siis kinnitab planeeringu või ei kinnita. Siis 3 korda on tegelikult võimalus siin veel Vabariigi Valitsuselt siis nõustuda või mitte nõustuda, toetada või ümber mõelda, eks ole. Et selline on see protsess. Ja paralleelselt siis hetkel valitsus otsustas ka hakata koostama tuumaenergia seadust, mida läheb vaja siis seal juba detailsemas etapis, pluss mida läheb vaja siis juhul, kui kõik läheb positiivselt, siis ka regulaatori tööks. Ehk regulaator on siis selline asutus nagu paralleelselt täna on tehnilise järelevalve amet, aga ta on siis rohkem tuumapädevusega, eks ole. Tema siis vaatab lisaks planeeringule, et see on kinnitatud siis ehitusloa etapis, tema siis vaatab seda, et see tehnoloogia on ohutu, ta vastab kõikidele nõuetele ja nii edasi, et see on meil täitsa omaette menetlus, mis puudutab ainult tuumaspetsiifikat. Ja kui kõik läheb positiivselt, ehitus kestab kuskil 4 aastat, ehk siis 2035 lõpp, võiks siis olla see hetk, kus siis esimene elekter tuleb siis tuumajaamast. Et selline näeb välja siis see ajakava. Et kas teil on selles osas, ma ei tea, mingid küsimusi või mingid lisaselgitusi vaja või... Et võib-olla lihtsalt, ilmselt te teate neid planeeringuid siia mitu korda, jah? Kui palju riigi osalus sellest projektis? Riigi osalus täna nüüd niimoodi, et Fermi Energia on eraettevõte. Me oleme riigile öelnud, et kuna see projekt on väga suur, et me räägime suurusjärgus investeeringut kuskil 3 miljardit, et 2 reaktori rajamiseks, et see projekt on nii suur, et siia mahuvad nii erainvestorid kui riigi osalus. Ehk siis me oleme riigile öelnud, et meie uksi kinni ei pane, kui riik soovib, siis riik saab alati liituda ja kõigepealt on nüüd see, et me peame üldse otsustama, kas see planeering tuleb, mis see asukoht võiks olla, ja siis saaks hakata juba edasi arutama, et kas riik tahab osalust, ei taha osalust, kuidas seda kõike nagu realiseerida. Et täna me oleme puhtalt erainvestorite baasid toimetanud, aga pole absoluutselt välistatud, maailma praktika näitab, et riigid on osalised tavaliselt nii suurtel projektidel, eriti tuumajaamades. Kuidas? Kas 50 või? Tead, need on erinevad skeemid, et on mitmeid tuumajaamasid maailmas, mis on täiesti riigi osalus omandist 100%. Näiteks Olkiluoto on niimoodi, kus ta on 25% riigi osaluses läbi Fortumi. Fortum on riigi oma teised
teine osa on kõik suured tööstused, kes on ise rahad kokku pannud ja selle näiteks Olkiluoto ehitanud, eks ole, 1, 2, 3, 103 tuumajaama, et need võimalused on erinevad, kuidas tuumajaamasid siis ehitatakse. Maksumaksjale maksma läheb huvitav. No täna me nüüd oleme planeerinud niimoodi, et me ikkagi toimetame erakapitalil, ehk siis maksumaksjale ta ei peaks nagu midagi maksma minema, me oleme riskid võtnud endale, kuigi planeering on, ta maksab 4 miljonit eurot, see planeering ainuüksi, koos kõikide uuringutega, et see on vaja väga palju uuringuid teha, see on puhtalt tegelikult meie enda kui eraettevõtja risk. Tulevikus ilmselt on see nüüd selline lahendus, et see nüüd sõltub, mida riik otsustab tuulikutega, et kui neid toetatakse üle, eks ole, siis sul ei ole võimalik turumajanduses enam olla, sest et see turg on ära rikutud, et mitte ükski teine tootja ei saa turu vastu tulla, kui üks on nagu üle toetatud, eks ole. Et siis ta peaks olema sarnane süsteem ka kõikidele teistele, et see nüüd sõltub natukene sellest, et kuidas siis seda, mis otsused tulevad, et me täna ei oska seda täpselt öelda. Kas kinnisvara hind langeb nendel inimestel, kes siin elavad? Ja kui palju? Selle kohta mul on tegelikult eraldi slideshow, et me võime täitsa sellest, ma võin näidata. Täna ma saan öelda niimoodi, et me oleme ise seda uurinud Soome ja Rootsi põhjal, et ta on lähedal sarnase kultuuriga Põhjamaad. Seal on nüüd niimoodi, et Rootsis tehti täiesti eraldi veel uuring, kus me numbeliselt saame teile näidata, et mis siis toimus, kui Rootsi tuumajaamad rajati. Ja seal võrreldi siis neid valdasid, mis on tuumajaama vallad, ehk tuumajaamad ümber. Kui kaugel? No põhimõtteliselt tuumajaamade kõrval. Ja, et need samad, kus tuumajaam asub, eks ole, et see sama vald. Ja seda võrreldi siis teiste valdadega, kus on nagu sarnased olud, sama palju enam-vähem inimesi, mis on nagu tavaliselt siis põllumaa või tööstusvallad ja võrreldi siis, et kuidas rahvaarv tõusis või vähenes ja sellega seoses siis ka mis kinnisvara tegi, eks ju. Ja tegelikult seal jõuti uuringu käigus järeldusele, et kinnisvara hind nendes tuumajaama valdades, kuna tavaliselt on tendents, et väiksemad kohad, inimesed kolivad välja, rahvaarv väheneb, see on üle terve Euroopa sama probleem, mitte ainult meil, eks ju siin, siis tavaliselt ka kinnisvara hind langeb, kui inimesed lähevad ära. Et mis Kas firma ostab selle turuhinnaga välja siis? Ma seletan võib-olla selle lõpuni, et mis sai kinnisvara hinnas, et mida nagu uuring näitas oli see, et nendesse valdadesse, kus tuumajaam ehitati, inimesi tuli pigem juurde, sest et tuumajaam pakub, ta kestab 80 aastat, ta pakub stabiilset töökohta, stabiilse palgaga ja mis seal välja tuli oli see, et tuumajaama valdade elanikkond pigem kasvas, ta oli keskmiselt noorem võrreldes nende teistega, kus teda ei olnud, sarnastega ja kinnisvara hinnale ta tegelikult mõju ei avaldanud, et ta ei langenud, ta jäi samaks, sest et inimesi tuli juurde. Ta ka ei kuuminud. Võtate spetsialistid, kui meil endal ei ole võtta neid, kuidas? Spetsialistid, kes on töötavad, kuidas nemad tulevad? Ja, et seda on ka hästi palju küsitud, selle kohta on samamoodi tehtud mitmeid plaane, sest et kõik on kunagi alustanud, kuna meil kogemust ei ole, me oleme hästi palju küsinud ka Soomest, Rootsist, Prantsusmaalt ja nii edasi, Ameerikast, Kanadast, et kuidas nemad näevad, et keda meil täpselt vaja on, kui palju vaja on ja kust nad siis saavad, eks ju. Ja täna on siis niimoodi, et üks reaktor annab tööd kuskil umbes 100-150 inimest, on üks reaktor, me teeme 2 reaktorit ehk kuskil 200-300 inimest, sõltub siis kuidas sa mehitad täpsemalt, kui palju sa alltöövõtte sisse ostad või on sul omal koha peal. Eks on oletame suurusjärk 200-300 püsitöökohta ja nendest 15% peavad olema siis tuumaalase kõrgharidusega, ehk siis tavaliselt arvatakse, et meil on vaja terve armee tuumafüüsikuid, tegelikult tuumafüüsikud projekteerivad tuumajaama, mitte ei opereeri. Et sarnaselt põlevkivitööstusele, et meil ei ole seal, ma olen ise töötanud 11 aastat põlevkivitööstuses, et sarnaselt põlevkivitööstusele seal ei ole kütusekeemikuid, seal on kutseharidusega inimesed, kes on välja koolitatud, kes teavad, mis on torustik, mis on rõhk, eks ole, kes oskavad opereerida, et tuumajaam suures osas on tavaline soojuselektrijaam. Et ainult see reaktori osa on erinev, kõik muu generaatorid, turbiinid on tegelikult täiesti tavaline soojuselektrijaam, täpselt samad tehnoloogiad. Ehk siis enamus osa inimesi tegelikult on need kutseharidusega inimesed, kes täna juba töötavad kuskil tööstuses, energeetikas, nad saavad väljaõppe. Ja mis on erinev on see, et tehakse inimestele taustakontroll, et sa ei tohi olla näiteks varasemalt kriminaalkorras karistatav, sest et see on selline, kus peab olema usaldusväärne inimene. Palgad on seal tavaliselt keskmiselt kõrgemad, sest ongi, et sa ei taha seda voolavust ja tuumaohutus on oluline. Ehk siis inimesed koolitatakse välja, et see ohutuskultuur on hästi oluline võrreldes tavatööstusega.
et ja need inimesed siis saadetaksegi väljaõppele ja inglise keele oskus on muidugi alguses vajalik, eks ole. Pluss muidugi ehitusajal, et kui mõelda nüüd, et 4 aastat on ehitus, siis siin me anname tööd umbes kuskil peaaegu et 2000 inimesele. Ehk siis on tegelikult Eesti ehitajad, meil on palju neid betoonitöid, mida tegelikult erinevaid tehnoloogiaid, turbiini osas, mida teevadki meil kohalikud tööstused, tootmised, eks ole, meie enda ettevõtted, kes siis teevad koostööd peatöövõtjaga, kes vastutab selle tuumajaama ehituse eest. Täna me räägime siis Samsungi, te teate ilmselt läbi telefonide, eks ju. Et Samsung on Lõuna-Korea ettevõte, kes tegelikult ehitas ka Burj Khalifa ja päris suuri tööstusobjekte ehitab, nende üks väga suur osa on ka ehitus. Et täna meil käivad nendega läbirääkimised, et nad oleksid peatöövõtjad, nad on ehitanud päris mitmeid tuumajaamasid ka. Pluss siis Kanadas, kus on täna juba esimene projekt ehitamisel, et sealt siis need ehitajad selle kogemusega samamoodi tulevad siis ja pakuvad tuge, et vastutavad selle ehituse eest ja teised siis saavad alltöövõttu teha, eks ole, seal. Et selline skeem, ma ei tea, kas oli ammendav vastus? Nii ja naa. No mina ei ütleks, et Ida-Virumaal nii palju neid spetsialiste on võimalik välja koolitada, meil on tavaliselt mitte tööpuudus, vaid meil on tööjõupuudus just. Seda on kindlasti väljakutse. Ma lihtsalt ütlen, et see on väljakutse tegelikult Eestis igal pool, et meil on igal pool on tööjõupuudus. Et isegi Harjumaal ei ole seda, et sul on nagu töötajad igalt poolt võtta, et tegelikult on see puudus. Mida lihtsalt elu on näidanud, et see on ka mujal Euroopas, et see on ülemaailmne trend, et sul on alati häid spetsialiste on vähe, mis tähendabki lihtsalt seda, et meie strateegia peab olema see, et kuidas me siis maksame ja loome need töötingimused niimoodi, et inimesed tahavad siin olla. Et see on see tegelikult põhiline teema. Tegelikult on see, et Eestis seda spetsialiteeti ei saa, need tulevad ikkagi väljaspoolt Eestit. No ma natukene oponeeriks, sest et täna on juba ka mitmed põlevkivitööstused, me teame, et lähevad mingi hetk vähemalt riigiplaan on neid sulgeda. Ja päris mitmed noored on ise huvi näidanud, et meil käivitub nüüd näiteks Kohtla-Järve see Metalltechi Ida-Virumaa kolledž. Seal käivitus samamoodi eraldi õppeaine, vaba õppeaine hetkel, kus samamoodi noored saavad juba seda õppida. Ehk siis tegelikult huvi on suur ja just sellised, ütleme, tööjõulised inimesed, võib-olla sellised 30-ndates, 40-ndates, 20-ndates, kes täna juba tegelikult töötavad ja neil on väga hea baas. Nad on tegelikult väga huvitatud, sest nad saavad aru, et võib-olla 10 aasta pärast seda töökohta enam ei ole ja nad on väga huvitatud jätkama, pluss noored. Me oleme loonud stipendiumid, me saadame iga aasta 1-2 noort õppima. Meil on 3-astmeline selline motivatsioon, et just kohalik noori, sest paljud noored tegelikult neid huvitab tuumaenergia väga. See on hästi populaarne, meil on vaba ained ülikoolides ja see on alati täis. Seal on üle 60 inimese alati ja meil on tehtud niimoodi, et siis just Virumaal, kui noor läheb bakalaureusesse, siis ta saab kandideerida, meil on eraldi stipendium, kui ta läheb õppima füüsikat või energeetikat. Peale bakalaurust ta saab kandideerida magistrisse ja me oleme maksnud siis 1000 eurot kuus. Ta saab valida, Eestis ei ole tuumaenergiat võimalik õppida üle maailma, siis vabalt valitud ülikooli. Ja kui ta saab sisse, siis me toetame tema õpinguid 1000 eurot kuus, elamiskulud, eks ole, olulised. Ja meil on täna juba 5 noort, 2 on Rootsis, 1 töötab juba Westinghouse'is ameeriklaste jaoks on lõpetanud, 1 teeb doktorit Šveitsis, on õppinud Šveitsis. 1 oli vist Hispaanias ja 1 oli Soomes. Ja niimoodi iga aasta neid noori tuleb peale ja ongi, me tahame juba pakast, et kui teil on ka võib-olla, ma ei tea, lapselapsed, keegi, kellel on tehnilist aipu huvi, siis just motiveerida pigem kohalikke noori õppima edasi ja tulla siis pärast tööle. Et see on pikaaegne, aga kui te vaatate, siis meie projekt ongi siin 10 aastat, eks ju veel, et selle ajaga me peamegi siis need tippspetsialistid välja koolitama või võtma nagu väljaspoolt alguses, et õpetaks meie noori välja. Aga täna praktika näitab, et näiteks 2 noort on meil juba lõpetanud, 1 ongi teeb doktorit, 1 tegelikult praktiseerib juba Westinghouse'is ja teised veel lõpetamas, eks ole, magistrit. Ja neid hea meelega võetakse täna tööle teistesse tuumajaamadesse, sest neid on alati vaja. Ja kui nad on seal praktilise väljaõppe saanud, siis neil on kohustus tulla pärast meile tööle. Ja niimoodi me samm-sammult tegelikult ka neid tippspetsialiste koolitame. Näita võib-olla teile siis edasi, et mis siis sinna planeeringusse, mis on siis selle nagu maht või mis sinna sisse läks, et seda pilti osad, kes on käinud, on juba näinud. Kes ei ole käinud, ei ole.
et mis siis sinna sisse läheb, ehk siis ongi üks tuumajaam on siis 2 energiaplokki ehk 2 reaktorit, kumbki on 300 megavatti ehk siis kokku on võimsus 600 megavatti ja meil on vaja energiajulgeolekuks 1000 megavatti, seda on siis meie riik öelnud, tulevikus 1200, selle jaoks, et me oleksime siis energeetiliselt iseseisvad, ehk siis kuskil ütleme niimoodi pool annaks siis tuumaenergia ja teise poole siis peab katma siis mõni muu stabiilne juhitav võimsus, eks ole, lisaks tuule päikeseenergiale. Sinna sisse kontor ja koolituskeskus. Plaanis on siis, kes on Olkiluotost käinud siit kaasas meiega? Ei ole? Et päris, jah, oled näinud koolituskeskust enne ja sina? Jah, no vot, et pärast et siis jagada, et Soomes Olkiluotos me oleme siin aktiivselt kohalikke motiveerinud, et tulge kaasa, tulge lihtsalt vaadake. Koju saavad kõik nii poolt kui vastased on ju, pole kedagi bussist maha jätnud, kui vastu oled. Et koju saavad kõik, et lihtsalt tule vaata, milline see tuumajaam üldse välja näeb, et kui paljud on üldse käinud kunagi elus tuumajaamas. Et tavaliselt ei käi on ju, et selles mõttes on hea võimalus tulla lihtsalt vaadata. Ja mis on nagu Olkiluotos huvitav on see, et seda külastab näiteks iga aasta 10 000 inimest, kuigi ta asub suhteliselt, kui te kujutate ette, kus see on Eurojahkis, on täitsa seal 3 tundi Helsingis sõitu on ju. Et seda külastab iga aasta 10 000 inimest, on päris populaarne, sest et seal on hästi äge külastuskeskus, mis annab ülevaate kogu sellest tuumaenergiast, et sa näed füüsiliselt asju, sa näed, millised on nagu jäätmed, kuidas neid käideldakse, milline on tuumajaam, sa saad nagu seda vaadata. Pluss siis me oleme saanud ka reaalselt tuumajaama sisse ja vaadata seal reaktori kõrval seista ja vaadata, et mis seal siis toimub, milline see tuumajaam on. Ja sarnane siis koolituskeskus on plaanis meid ajada, mis siis elataks ka kohalikku turismi, et kui inimene juba tuleb seda vaatama, ta vaatab muud ka, eks ole. Ja mis meil on esimene praktika koolituskeskuse osas on see, et me oleme rajanud siis täna Kundasse avanud lihtsalt tuumatoa, et seal oli siuke vana tsemendimuuseum, neil oli väga keerulised ajad, meil oli vaja kuskil inimestele seletada, näidata füüsiliselt ka ja siis panime õlad kokku kohaliku omavalitsusega ja avasime seal siis tuumatoa. Ja seda on siis juba tänaseks külastanud, mis on 1000? No üle 1200 inimese. Üle 1200 inimese. No noore ikkagi eelkõige, gümnaasiumid ja ülikoolid. Ja üle kogu Eesti tegelikult, et ja meil on ka president käinud seal. Ja meil on seal erinevad inimesed. Et huvi on juba täna suur, kuigi see on lihtsalt üks väike tuba. Ehk siis, et see kindlasti kutsub inimesi seda piirkonda külastama. Siis ladu ja töökoda, et loomulikult just abiruumid on nagu igal tööstusel vajalikud. Jahutustornid, need on sellise tuua- ja jahutustornid, mitte need, mis tavaliselt piltide pealt näidatakse, need on natukene vana tehnoloogia. Need nüüd sõltuvad jahutuslahendusest ja asukohast, et kui ta on kaugemal merest, siis meil on neid vaja, siis me peame, eks ole, tooma selle vee jahutama. Kui ta on vee ääres, siis meil neid otseselt vaja ei ole, sest siis saab rakendada ka otsejahutust, et see on hästi asukoha spetsiifiline ja jaotla, eks ole, sest et kuidagi peab see tuumajaam siis selle võrguga siis liituma, on ju. Ja siis madalradioaktiivsete jäätmete hoidla, ehk siis igasugused töökindad, tööriided, mis ei ole kõrgradioaktiivsed, et neid samamoodi peab ikkagi käitlema. Meil tekivad alati jäätmed, eks ole, elutegevuse käigus. Et neid ei tohi panna siis kokku tavaprügiga, kuigi nad ei ole kõrgelt radioaktiivsed, nõue on, et neid tuleb käidelda eraldi alati. Selle tõttu on siis vaja nende jaoks ka siukest kohta, et see kogus ei ole suur, aga see on vajalik. Ja siin on siis näha Kanada projekti, et täpselt samasugune tuumajaam, seda ehitus nüüd hakkas käima. Ta peaks saama valmis 2029, täpselt samasugune tuumajaam Kanadas. Siin on siis näha, et platsil juba tegelikult tehakse siis sellist läbindustööd ja meie töötame nendega hästi tihedalt koos, õpime, meie tiim õpib ja nemad siis tulevad samamoodi toetama pärast meid, ehk siis aru saada, et mis seal projektis hästi läks, mis halvasti läks, mida paremini teha, kuidas see toimib. Ja täpselt samasugust tuumajaama planeerib ehitada ka Poola. Neil on täna esimese etapiga plaanis ehitada 17 tükki, kokku vist on 47 neil pikk plaan. Ehk siis nad peavad samamoodi oma kivisöe millegagi asendama, nemad on samamoodi võtnud siis need tuumajaamad, täpselt sama tehnoloogia. Täpselt samasugust tuumajaama planeeritakse ka Hollandisse. Rootsi kaalub ühe variandina sellist
tehnoloogiat, aga kokku siis ütleme tuumajaamasid ehitab täna Soome, eks ole, soovib veel ehitada, Soome mõtleb kaugkütte peale, ehk siis see Helen, mis on siis keset Helsingi linna, et see nüüd plaanitakse asendada tuumaenergiaga, samamoodi Tšehhi, Rumeenia, neil on teine tehnoloogia, Suurbritannia, Hollandit mainisin, eks ole, et päris mitmed riigid, välja arvatud siis Saksamaa, Austria, eks ole, et päris mitmed riigid reaalselt siis tegelikult täna tuumaenergiasse panustavad selle energiakriisi käigus. Võib-olla jälle osad on näinud seda slaidi, osad ei ole, et kuidas me siis jõudsime Lüganosse ja Viru-Nigulasse, et seda on tihti küsitud, et miks me pakkusime just need 2 valda välja. Et see protsess on tegelikult Rahvusvahelise Tuumaenergiaagentuuri poolt reguleeritud, et selles mõttes see on nagu kujutusvõimel pole siin väga palju ruumi, et kui sa pole varem tuumaenergia tegelenud, hästi palju juhendeid on, mis ütlevad, mida sa täpselt tegema pead samm-sammult. Et siin on, nad on küll inglise keeles, siis te leiate nad Google'ist üles lihtsalt, et nad on ingliskeelsed dokumendid kõik. Ja nad ütlevad täpselt siis, et mis on tuumajaama ohutuseks olulised kriteeriumid, mis on tehnoloogiaks, mida peab uurima, millised kriteeriumid peab kaaluma, selle jaoks, et asukohta siis selekteerida. Ja eesmärk on siis see, et esimeses etapis sa teed sellist üldist alade uuringut, ehk sa siis vaatad, kas põhimõtteliselt on üldse ühtegi kohta, kuhu tume põhimõtteliselt võiks sobida. Ehk siis hästi lai pilt ja selle pildi käigus, mis te siin näete, see riigi uuring, rohelised on siis need enam eelistatud alad ja sinised on need vähem eelistatud alad. Selle pildi järgi siis oli niimoodi, et vaadati lihtsalt füüsiliselt maa-ala, välistati kõik murrangud, välistati keskkonnakaitselised piirangud, aga ei vaadatud siis seda, et milline on merepõhja geoloogia, kuidas merepõhi näiteks, ma ei tea, sügavneb, ei vaadatud seda, kas võrguga on võimalik liituda või mitte, vaadati puhtalt, kas teoreetiliselt on nagu füüsiliselt võimalik tuumem kuskile panna. Ja selle käigus siis tuli selline selektsioon. Ja järgmine etapp oli siis see, kus meie saime selle pildi, kus me saime hakata analüüsima ja siis vastavalt IAEA juhenditele hakkasime siis vaatama neid erinevaid asukohti nende kriteeriumite alusel, mida siis Rahvusvaheline Tuumaenergiaagentuur määras, et millised on siis need asukohad, mis on siis parimad, sest et mõte on see Rahvusvahelise Tuumaenergiaagentuuri poolt, et sa peaksid valima realistlikud kohad, et ei ole mõtet vaadata kõike, need, mis ei ole nagu tehnoloogiliselt mõistlikud või on nad liiga kallid, sest et siis on jälle elektri hind liiga kallis ja projekt ei ole mõttekas, sellepärast et ühiskond ei võida, kui elektri hind on kallis, et ei ole mõtet teha sellist asja. Ehk siis vaadata realistlikke lahendusi. Peale mida, siis on meil juba see planeerimine, riigi eriplaneering ja riigi eriplaneeringut mujal maailmas ei ole. Et näiteks Soomes on niimoodi, et arendaja valib ise asukoha, esitab selle riigile, teeb kõik keskkonnamõju hindamised ära ja seal on siis hästi tihe koostöös kohaliku kogukonnaga ja kohaliku omavalitsusega. Kohalikul omavalitsusel on siis vetoõigus. Meil Eesti seadusruumis on siis see, et riigi eriplaneering ehk riik otsustab suured projektid, eks ju. Ja miks me olemegi varem siin alati käinud ja kohaliku kogukonnaga rääkinud, sest et ma arvan, et kohaliku kogukonnal on samamoodi arvamusõigust, nendega tuleb konsulteerida, kuigi riigi eriplaneering seda otseselt ju nagu ette ei näe. Aga see on oluline osa, ehk siis see on ikkagi koostöö, et tuumajaam kestab kuskil 80 aastat, et see on pikem kui enamus abielud, eks ju. Et sa tuled see ikka väga pikaks ajaks ja sa ei saa tulla siia jõuga. 3 korda võib abielluda. No just, et mõni ei elagi nii kaua, eks ju. Et selles mõttes see on tõsine teema ja seda ei saa teha niimoodi, et kohalik kogukond ei ole kaasatud. Lihtsalt siin näitena, siin on tehtud suur kokkuvõte, meil oli 150 erinevat kriteeriumit, mida me siis Rahvusvahelise Tuumaenergiaagentuuri juhendites saime. Seal olid ohutuse kriteeriumid, tehnoloogiaalased kriteeriumid, sotsioökonoomilised ja keskkonnakaitselised ja neid keskkonnakaitselisi siin on küll kokku võetud, et mõju ökosüsteemile ja mõju merele, aga tegelikult neid oli hästi palju erinevaid spetsiifilisi kalad, taimestikud ja nii edasi. Peale neid kriteeriumeid me teostasime ka riskianalüüsi nendele asukohtadele, erinevatele, sellepärast et ei ole ühtegi ideaalset asukohta. Igal asukohal on mingid omad plussid ja miinused. Et meie pidime neid riske arvesse võtma, näiteks kuidas me vett kätte saame, kui kaugel see on, eks ole, kuidas on geoloogia, millised on olud ja nii edasi, et pole ühtegi ideaalset asukohta. Ja loomulikult finantsanalüüs just selle mõttega, et see elektrihind peab tulema päeva lõpuks ju mõistlik, eks ju, et rahaga on kõik võimalik teha, ükskõik kuhu, küsimus on, et mis see kõik maksma läheb,
sest elektri hind on ju oluline, et oleks madal ja noh, kogukonnale vajalik, eks ju. kas elektri hind sõltub teist või riigist? Elektri hind sõltub börsist, et lihtsalt siis on midagi suurt ei muutunud, eks ole. ei, ma vaidlen natuke vastu, et kui mõelda, kuidas see elektri hind kujuneb, siis kõige kallim hind määrab selle kõigi jaoks hinna, eks ju. Ehk sul on tegelikult turg, kus on üks pott, sul on mingi elektrivajadus ja see hind... Üks kaabrinaabril on kallim ja mul on odavam, eks ole. Ei, sul on elektrivajadus ja nüüd on küsimus, et kui palju meil sellel hetkel tuult, kui palju meil sellel hetkel päikest, kui palju meil sellel hetkel baasvõimsust ja üks asi... Tuult lubas minister tellida, seda ma tean, jah. Ja ma tean neid teemasid, ma just tulin energeetikakonverentsist, mõtlesin täna oli ka väga põnevad teemad, aga lihtsalt kuidas see loogika kujuneb on see, vaata, et me teame, et kui tuul ei puhu, päike ei paista, mis on, hind on üleval, siis ja tuul ja päike, need ei ole kogu aeg, eks ju, et vahel on, vahel ei ole, jumal teab ainult, eks ju, millal seda on, millal seda ei ole, selle peale nagu võib-olla... Kuidas see hinnaga siis nüüd on siis? Nii, ja vaata, kui sul on pott ehk vainn on vaja täita, siis päeva lõpuks on see, et kui seal ei ole baasvõimsust, mis on baasvõimsus? Baasvõimsus on see, mis töötab kogu aeg. Ehk ütleme, kui sul on vainn kogu aeg pooleldi täis, siis neid hetki, kus sul on väga sügav kriis on vähem, sest et sul on kogu aeg täis ja seda defitsiit on vähem, ehk hind ei saa minna nii kalliks. Sest need kallid ülevalt, kes täna seda hinda püüab ja kukuvad ära, nad ei pääse enam turule. Aga kui sul on vainn kogu aeg pool tühi ja kord on ta täiesti tühi, siis on ta jälle üle, ujutab üle, siis on ta tühi, ta ujutab üle, siis sul ongi see hinna kõikumine nii suur, et minna hulluks. Ehk siis kuidas tuumajaam aitab üldist hinda alla tuua, on see, et meil on baasvõimsus, tuumajaam töötab üle 90% ajast, sul on vainn kogu aeg pool täis. Kas võrgutasud panete teie või riik? See ei sõltu meist. No näete, noh. See sõltub riigist, aga tuumajaama võrgu koormus ei ole nii suur kui taastuvenergia puhul, sest ta on koht allikas, ehk sisuliselt on nagu sarnane nagu täna Narva, eks ju, et ta on üks koht, mis annab palju energiat. Senikaua, kuni see valitsus on, ei muutu mitte midagi. No vot seda, mul on raske kommenteerida, eks ju, sest ma olen eraettevõtja ja ma olen samasugustes tuultes nagu teie, et ma ei oska selle kohta midagi öelda, mis seletan, kuidas tuumaenergia võiks selle hinna alla tuua, suure tõenäosusega ta see ei sõltu ainult meist, aga üldise hinnataseme, kui ta tuleb, ta toob ikkagi alla. Mis me oleme teinud? Me oleme tänaseks juba läbi viinud üle 71 uuringu, see on meile maksnud juba ainult eeluuringud 1,4 miljonit eurot ja meil on olnud siis üle 32 erineva partneri, et nii kohalikud uurimisasutused, konsultandid kui ka rahvusvahelised, et kõik ei tea, meil siin tuumaenergia kogemust ei ole, et on pidanud ka päris palju sisse ostma, ehk siis tegelikult on juba päris suur eeltöö tehtud, aga see ei tähenda, et riigi eriplaneeringu käigus ei ole vaja teha. Ehk see maksab veel 4 miljonit, et uurida veel paremini, eks ole. Ja siin on siis näha, et keda me siis kõik oleme kaalunud või mis kohti me tegelikult kaalusime. Et me tegelikult kaalusime 12 erinevat kandidaatala, mis olid sellised tehnoloogiliselt realistlikud ja ka logistiliselt võimalikud, sest logistika on ka oluline, et tuumajaama puhul on vaja transportida päris raskeid osasid ehituse käigus, et seal on päris suured reaktori osad, mis nõuavad väga häid logistilisi ühendusi, eks ole, sadamaid ja nii edasi, et see ei ole selline, et ma toon ta paadikesega kohale, et need on ikkagi väga suured konstruktsioonid, mis sa pead kohale tooma, sest see väike reaktor on moodulreaktor, et ta tuuakse teatud juba eelvalmistatud osadena kohale tehastest, et selle jaoks on vaja head logistikat. Ja üks oli siis Viru-Nigula vald, me pidasime samamoodi kohalikega nõu, nad pakkusid ise ka erinevaid alasid meile, mida me analüüsisime ja siin siis vaatasime leti pead mallad, madalad ja Kunda savikarjääri. Pidime Kunda savikarjääri kahjuks välistama, sest et see on eraettevõtte peal, neil on kehtiv kaevandusluba, nad kindlasti ei plaani seda lähiajal, lähima 10 aasta jooksul sulgeda, vaid laiendada, ehk siis seda ala eraettevõttena me ei saa seda võtta, eks ju, et see on riigi otsus, kui riik soovib seda. Et jah. Kui see Sigal on eraettevõtte, kas ta ka just mõjutab teie toimingut? Kui ütleb, et ühesõnaga, et ei, et tema on eraettevõtte. Jah, et siis me ütleme niimoodi, meie eraettevõttena seda teha ei saa, et me ütleme, et meile see ala meeldib. Tema ütleb teile, et mulle ei sobi see, siis teie keeldub. Meie ei saa midagi teha just. Et see on nüüd riigi otsus, see riigi eriplaneering on natuke selline karm asi, et see riigi otsus, kas siis riik tahab hakata võõrandama või mitte, kui ta arvab, et see on parim koht. Aga see peab olema põhjendatud, siis et tuleb tõesti olema mingi, ma ei tea siis, mis imekombel tõesti parim koht ja ma ütlen ausalt, meie eraettevõtjana ei taha sellist asja teha. Et me tahaksime arvestada ikkagi nii palju kui võimalik kohaliku kogukonnaga,
kui sellel eraettevõtjal on see kasulik, on ju, et tema saab ka oma kasu sellest ja talle tundub see mõistlik, nagu ikka käivad asjad elus, on ju. Et see peab olema selline normaalne majanduslikel põhimõtetel põhinev, kui see kasu ületab seda, see huvi on, siis see on olemas, kui ei ole, siis seda ei ole. Siis Lüganuse vallast oli siis samamoodi see A-mets, mis on siis seal tselluloositehase läheduses, A-rand, Moldova ja Aidu. Ja Aidu oli meil samamoodi üks kohti, mis meile tundus hästi mõistlik, sest et ta on vana karjääriala, tööstusala, eks ole, võib-olla väga lähedal inimesi ka ei ela. Mis meile selgus, me tegime Aidu puhul veeuuringu, me tutvustasime seda ka siin varasemalt, et seal on see teema, et lihtsalt maal on palju vett, eks ole, et seal on meie Eesti suurim maalune järv on seal Aidus, vanad kaevandused on vett täis. Meile tundus, et seal on hea, külm vesi, piisavalt puhas, et miks mitte. See oli üks meie lemmikkohti siin Lüganuse vallas, ütlen ausalt, aga uuringu tulemused näitasid, et seda vett lihtsalt ei ole piisavalt. Ehk siis kuna see on Purtse jõe vesikond, ehk siis kõik mõjutab Purtse jõge ja kui meie sealt potist, see on kõik nagu üks jälle pott, on ju, kui meie sealt Aidust seda vett vähemaks võtame ja VKG soovib ka sealt vett võtta, siis lihtsalt see ülevool Purtse jõge enam ei toimi ja Purtse jõgi on täna juba kriitilises seisus suvekuud, et tal on teatud tase, millest madalamale ei tohi minna, sest et ta on vana jääkreostuse tõttu reostunud ja kui vesi läheb liiga madalaks, siis põhimõtteliselt see elustik ja kalastik saab seal hukka. Ehk siis kui meie võtame veel vett vähemaks, siis me pikendame seda kriitilist olukorda ja muudame selle suvel veel hullemaks. Ehk siis selle tõttu me tegelikult pidime Aidu välistama, sest vesi on meie jaoks üks ohutuse teema. See on jahutus, eks ole, see on meile ülioluline. Ja arvestades veel globaalset soojenemist, me ei saanud sellega riskida, et teoreetiliselt võib-olla jätkuks, aga et mis saab Purtse jõest ja mis saab edasi. Ja selle tõttu me kahjuks pidime selle Aidu ka välistama. Siis vaatasime Nõva valda Keibut, see on siis Lääne-Eestis, see on siin üleval Põhja-Eestis. Keibuga oli see, et iseenesest hästi ideaalne mere ääres, tal oli väga hea geoloogia, niisugune paene sarnane. Aga kuna seal oli väga lähedal, oli murranguvöönd ja Rahvusvaheline tuumaenergia agentuur ütleb, et murrangud peavad jääma vähemalt, ma nüüd peast ütlen, kas oli 5 kilomeetrit, aga ta jäi kahjuks lähemale. Ehk siis, et see on ohutuse kriteerium, et kui peakski mingi maalihe midagi toimuma, siis see on tegelikult ohustab tuumajaama ja ohutust ja me sellega me ei saanud seda võtta. Siis Loksa oli üks jälle väga siuke potentsiaalne hea asukoht, iseenesest füüsiliselt ideaalne mere ääres. Aga kuna Loksa ümber on Natura mets, siis oligi, et mida riigi uuring ei vaadanud, oli see, et kuidas sa selle võrgu siis sealt läbi tood, eks ju, et Natura alast sa ei saa elektrivõrke ehitada, et me võime selle tume valmis ehitada, aga meil ei ole nagu võimalik elektrit sealt ära anda, et selle tõttu ta ei toiminud. Siis me vaatasime Lääneranna valda Varblat, see on Lääne-Eestis, seal oli samamoodi suhteliselt mere lähedal. Aga sinna ümber jäid siis juba 2 looduskaitseala täiesti kõrvale, üks oli veel loomisel, pluss merepõhi, kes Pärnus on käinud, teate, et enne väsid ära, kui linnuni vette jõuad, on ju, et see merepõhi on nii madal, et seal seda jahutuslahendust teha on äärmiselt keeruline, kallis ja ebamõistlik, et lihtsalt see veepõhi on nii madal. Põhja-Eestis läheb ta oluliselt kiiremini sügavaks. Ja siis vaatasime Lääne-Harju valda Paldiskit, aga selle välistas riik ise kaitselistel põhjustel. Me seda täpselt põhjust ei tea ja ilmselt ei tohigi teada, aga see öeldi meile, et... Pange Narva. Narva ka ei lubatud, et meile andis... Me teeme hästi tihedat koostööd Kaitseministeeriumiga ja see oli juba riigi uuringu aluseks oli see, et 50 kilomeetrit Vene piirist ei tohi. Seadus annab muuta, iga päev muudetakse, et äkki paneks tõesti Narva ja siis on strateegiline koht, et me oleme kaitstud siis. Ja ma saan aru, tegelikult ma olen kuulnud selle loogikat ja ma arvan, et see on päris hea mõte, aga täna on see nii, et nagu te näete, et riik ise ka välistas 50 kilti riigi piirist, et iseenesest minul oleks selle vastu midagi, aga täna me ei saa, meie käed on seotud, eks ju, et me lähtume Eesti riigi seadustest. Siiamaani ka ju. Kuidas? Aga Putin lubas omasi kaitsta, et sinna siis ei saadeta raketti. Meil endal on ju see Sosnovi pool meil siin samas, eks ju, suht lähedal Narvast, et ütleme nii, et ülevaadaks on see Sosnovi pool isegi rohkem, et ei tea, kuidas nad seda siin majandavad. Aga jah, kahjuks täna sinna Narva me ei saa teha. Aga keegi ei tea. No me üritasime, aga täna on nii. Äkki rahva toetust vaja? No ütleme nii, et võib-olla pärast kui otsustatakse, kui riik
peab vajalikuks seda lisada, siis nad saavad seda lisada, et noh, me oleme eraettevõtjad, me ei juhi riiki, et me lähtume sellest, mis täna on, eks ju, et me ei ole nii võimsad, et me juhime riiki. ongi rahva Kuidas? No see peab olema ikka siis väga suur tugi, et ma ei kujuta ette, mis siin peab siis toimuma, et see riik selles julgeolekukaalutlustes ringi mõtleks, et ma kardan, et seda ei juhtu, et selle realistlik. Aga noh, ma ei tea, mis kui öelda, et me kahjuks jah neid otsuseid ei saa langetada. Siis noh, mis põhjustel siis tegelikult see Lüganuse ja Viru-Nigula osutusid paremaks, ongi see, et väga hea bioloogiline sobivus oli, et see bioloogia on võimalikult sarnane sellele Kanadale, et mis on oluline, on see, et siis et selle jaoks, et tehnoloogiat mitte väga palju muuta, sest iga muutmine suurendab riske, siis võimalik ja kuna see reaktor tuleb maa alla, kes on juba käinud, teavad, et 35 meetrit maa all on ta, eks ole, 35 meetrit maa peal, et kogu see tuumaosa on maa all, siis see geoloogia on hästi oluline, et oleks võimalikult sarnane, et ei tekiks siis mingisuguseid liiga palju modifikatsioone või noh, ehituslikke mingeid komplikatsioone, eks ole. Kuigi see on võimalik, lihtsalt see on niisugune hea tava, siis merelähedus ja merepõhja just sügavnemine, kuna Põhja-Eesti läheb meri kiiremini sügavaks, siis on jahutuse puhul oluline, et me oleme niigi hästi madala merepõhjaga, võrreldes näiteks Soomega, et seal noh, te näete, on niisugune kivine läheb ruttu sügavaks, on ju. Et see on oluline kriteerium. Tööstusalade olemasolu, siin on rohkem tööstust kui Lääne-Eestis. Sotsiaalmajanduslik sobivus just lisandavate töökohtade näol, seda tõi riik ise välja oma uuringus, et iga lisanduv töökoht siis Virumaale, mida üritatakse praegu võimalikult palju toetada, annab rohkem väärtust kui lisanduv töökoht, ma ei tea, kuskile mujale, sest et praegu on nagu see suund, et tuleks toetada võimalikult palju Virumaad, just täiendavate töökohtadega, kui põlevkivitööstus kinni läheb. Et siis siin on mingid uued töökohad. Tööstuskliendid on siin, suured tarbijad on siin. Kui põlevkivienergeetika läheb kinni, enam-vähem samas ajaraamis, siis siit vabaneb ka see võimsus, et meil on võrk olemas. Me ei pea tegema lisakoormust, et me lähme Lääne-Eestisse, ehitame seal uued võrgud. Võrgutasud tulevad niikuinii arvele, samal ajal kui siin on vaba võrk olemas ja see pannakse kinni, eks ole, see põlevkivitööstus. Ehk siis sa saad seda olemasolevat võrku tegelikult ära kasutada. Ja väga head põhiteed, sadamad ja logistika, mis on hästi oluline, siin on ta tegelikult päris hästi arenenud, noh, Lääne-Eestis väga puudulik. Ja keskkonnaobjektidega on piisavalt hea sobivus, et keskkonna on alati selline teema, kus on palju asju, tuleb palju uurida ja noh, nagu ka praktika näitas, et Aidu oli meie arvates hea koht, aga kui tuleb palju rohkem infot, siis saad arvata, võib-olla ei olegi. Et me täna ei tea, mida me veel ei tea, selle jaoks peab hästi palju uurima. Ja eks uuringute käigus selgubki, et milline koht siis lõpuks jääb ja milline kukub ära, sest et ega enne spekuleerida ei saa, eks ju, et peab uurima, siis sa saad tegelikult öelda. Milline see ala on ja osad on seda pilti juba näinud, me oleme siin rääkinud, et siin on need kollased on siis need, kus siis füüsiliselt võiks hakata paiknema siis tuumajaam. Ja see ala on nii suur sellepärast, et riigi eriplaneeringu käigus sa pead planeerima ka võrgud, teed, ühendused, eks ole. Et see ei tähenda, et siia igale poole tuumajaam tuleb, aga sa pead planeerima kogu selle kompleksi. Ehk siis me pidasime nõuga, et kuidas seda teha. Et me hakkame tegema koostööd Eleringiga ja teie jaoks oleks see siis kõik üks projekt, et te ei pea hakkama mingi erinevate planeeringute vahel vaatama, et kus on võrguplaneering ja kus on tuumajaama planeering. Et see oleks nagu ühe komplektina teie jaoks koos, et mitte hüpata igale poole. Ja meie siis omavahel teeme koostööd, sest et võrku planeerib Elering, aga kuna see on ikkagi üks kompleks, üks projekt, siis noh, teie jaoks oleks see siis üks nagu ala. Et ei oleks asja nagu liiga palju erinevaid asju korraga vaadata. Ja see osa on lõppenud, et kui te tahate küsida nüüd selle planeeringu kohta teine teema, ma ei tea, kas teid üldse huvitab, et me oleme teinud sellist praktikat, et näiteks Aidu veeuuringut me oleme tutvustanud ka Viru-Nigulale, et me oleme alati rääkinud mõlemale vallale kõikidest asjadest. Meil sai just valmis Viru-Nigula ehutusveemõju uuring, et ma ei tea, kas see teid üldse huvitab, et see on nende baasil, aga kui te tahate, ma võin sellest rääkida, kui mitte, me võime jätkata erinevatel teemadel, mis teid võib-olla rohkem huvitab. Huvitab. Või tahate vahepeal ära küsida, et kuidas te tunnete? Minul tegelikult on üks küsimus. Mis saab siis, kui jaama eluiga see 80 aastast läbi, mis siis?
see on abielu läbi. siis on väga tervislik lahutus selles mõttes, et mis on tore, mis mulle meeldib. Et ma ise pole, kuna ma olen tööstus terve elu töötanud, ma pole ühtegi projekti näinud, kus sa juba sündides mõtled, kuidas sa sured. Ehk siis see peab olema juba tegelikult kalkulatsioon ja projekt, kuidas sa selle dekomissioneerid. Ehk mõte on siis tuumajaama puhul see, et peale seda, kui see eluiga saab läbi, sul on 2 varianti, kas sa ehitad uue, või pikendad eluiga või sa võtad ta niimoodi ära põhimõtteliselt. Ma ise käisin just Ameerikas koolitusel, nad dekomissioneerivad ehk siis lammutavad tuumajaama. Sinna jääb põhimõtteliselt selline plats, et nad hakkavad ehitama ookeani äärde uusi korterelamuid. Et sisuliselt mõte on see, et sa pead selle kõik niimoodi ära koristama, et pärast sa teed seal mida iganes. Ja see peab olema sisse arvutatud kuludesse, nii jäätmekäitlus kui ka see tuumajaama lammutus korralik, eks ole, ja äraviimine. Ja need rahad riik loob fondi, sa maksad siis esimesest elektrihinnas on see sees, eks üldine elektrihind, mis tuleb sinna võib-olla 65-75 kanti on eurot megavatt-tund ja megavatt, ehk siis sinna sisse jääb siis juba ka nii jäätmekäitlus kui jaama lammutamine ja iga sent, nagu täna võrgutasud, eks ole, siis iga sent, mis on tuumajaama elektrihinnas, ma ei tea, kas taastuvenergial on see elektrihinnas, ei ole oma jäätmete käitlus, see on minu jaoks alati põnev teema, ma alati küsin selle kohta, aga vastust ei saa. Aga seal tuumajaama hinnas on see sees ja see raha laekub riigifondi ja pärast see on see garantii, et ütleme, et 80 aastat on pikk aeg, me oleme eraettevõtja, pärast me oleme pankrotis või teeme mingi skeemi, eks ole, ütleme nägemist, et siis on see raha olemas, et päriselt see kõik korda teha. Et mitte korrata seda vana ajalugu, et pärast ettevõtet ei ole ja siis riik laiutab käsi. Et see on nõue tegelikult, seda teevad kõik riigid, see on nagu tuumajaama puhul nõue. Nii et kui tuumajaam tuleb, siis teie lastel on koht, kus elada. Jah, just. Kui ta pärast otsustate, et ta seda enam ei taha, siis nemad saavad sinna ehitada midagi ennast soovid ehitada. Kas jäätmed on seal samas kõrval siis? Ei, jäätmetega on nüüd niimoodi, et jäätmete puhul on kõige olulisem, et kui tahate, see on eraldi tunniajane loeng, mis jäätmetest kõik saab, aga lühidalt öeldes kõige olulisem on geoloogia. Et see geoloogia graniit, meil on samasugune graniit nagu Soomes, lihtsalt Soomes on ta maa peal, meil on ta kuskil 200 meetrit, 400 meetrit, sõltuvalt kui kaugel Eestis läheb sügavusel, on ju liivakiht on peal, sest jääaeg tõi veel rohkem seda mudru peale. Aga põhimõtteliselt on niimoodi, et me kasutame sarnast lahendust nagu Soomes. Nad peaksid avama nüüd selle aasta suvel esimese jäätmekäitluse ja ta tuleb nagu siuksed kas puuraugud või kaevanduse tüüpi, kus sees on puuraugud. Sinna pannakse need jäätmete kanistrid, mis on sellised hästi suured, te peate füüsiliselt nägema, peate tulema Olkiluotosse, seda raske niimoodi kirjeldada, hästi suured füüsilised sellised roostevabast terasest kapslid, et pannakse sinna maa alla, betoneeritakse kinni ja soomlased on arvutanud, et ta võib seal olla kuni 2 jääaega ja rohkem. Et põhimõtteliselt terve igaviku ja mis on oluline, selle puhul on oluline, et see graniit oleks võimalikult monoliitne ja kvaliteetne, ehk siis jäätmete lõpphoidla, kõrgeröötlised jäätmete lõpphoidla otsustab geoloogia ainuüksi, et ta ei pea olema jaama kõrval, kõige olulisemalt oleks hea geoloogia ja seda me oleme ise mõelnud, me nüüd ei tea, see on järgmine planeering, mis tuleb läbi viia, see on nagu eraldi teema, see on pikemalt uurima, aga võib-olla tõesti kuskile vanade tuhamägede alla näiteks või kuskile, me ei tea, mis geoloogia seal on, see peaks uurima, aga see oleks võib-olla loogiline koht, et seal niikuinii kedagi ei ela ja kedagi ei käi. Aga see on hetkel lihtsalt teooria, et me ei ole seda uurinud niimoodi. Kukkada see mäe alla, eks ole? Kukkada see? Me pigem ise mõtlesime neid, see on liiga väike, et me iga pigem mõtlesime neid võib-olla Narva kanti sinna neid vanu neid. Kuidas? Jah, et siis saad vähemalt selle osa, et kui tervet ei saa, saad pool. Kas on veel küsimusi selles osas? See on pärast ka. Okei, siis ma liigun selle jahutusveega, et mis meil oli teema Kundas oli siis see, et kuidas, milline on selle jahutusvee mõjuala. Sarnane uuring tuleb teie piirkonna kanti ka siis Moldova, et see lihtsalt hetkel ei ole veel valmis. Et milline on siis jahutusvee mõju, mis oli oluline, siis on see, et aru saada siis, et kuidas see jahutusvesi merekeskkonda mõjutab, et kui otsejahutus on, et jahutust on väga palju ei mõjuta, sest et seal vesi lihtsalt aurub ja jahtub, et see mõju on põhimõtteliselt olematu. Otsejahutuse puhul ta ei mõjuta keemiliselt, sest et see vesi on täpselt nii, nagu ta tuleb välja, mingit muud mõju tal ei ole, aga soojus. Ehk siis milline on selle soojuse mõju sellele veekeskkonnale?
ja uuringu viis läbi TalTechi meresüsteemide instituut, kes siis teevad uuringuid ka Soome näiteks tuumajaamad ja nii edasi, et nad on päris nõutud eksperdid, et me ootasime terve aasta seda uuringut, sest nad olid nii hõivatud, et päris keeruline on jutule saada. Ja siin oli siis niimoodi, et selle 2 reaktori puhul stsenaariumil, et on otsejahutus. Otsejahutuse puhul läheb siis alati 10 kraadi soojem vesi merre. Et kuna veetemperatuur on erinev, siis ei ole see konstantne temperatuur, aga ta on lihtsalt alati 10 kraadi soojem, kui on looduses, eks ju. Ja ta oli siis viidud merre kuskil 2,5 kilomeetri kaugusel rannikust, et see on piisav nagu hetkel sihuke sügavus, sest siin ta läheb hästi sügavaks ja stsenaariumid on see, et ta võib alati viia ka kaugemale, siis on mõju väiksem, et mis on see minimaalne kaugus, kus see mõju oleks aktsepteeritav, seda oli vaja teada. Ja siin on siis näha, et siin on siis mudeldatud, et neil on hästi tihe sihuke mudel, mis näitab siis, et kuidas vesi ei ole alati niimoodi, et ta on erinev, põhjas on külmem, üleval on soojem, mõnes kohas tulevad hoovused, eks ju, et sa täpselt ei tea ju, kuidas see lahjeneb, et seda on vaja modelleerida. Ja siin on siis näha, et talvel, et kui palju siis tegelikult veetemperatuur muutub ja kui suur on mõju, ehk siis see punane väike täpp on siin see, et kui tulebki see 10 kraadi soojem vesi merre ja kuidas ta siis järjest nagu lahjeneb, ta jahtub ja kui suur on siis see mõju tegelikult, ehk siis ongi näha, et 2,5 kilomeetrit rannikust tegelikult nagu siia rannikusse see mõju enam ei ulatu ja kuidas ta siis hoovustega nagu liigub. Et aga näha, et siis see kuskil see mõjuala on tegelikult suhteliselt väike, et siin oli vaadatud, et 3 kraadi kõrgem temperatuur on siis kuskil 0,03 ruutkilomeetri ulatuses ja 1 kraad kõrgem on siis 0,32 ruutkilomeetri ulatuses, nii suur see on. Ja seda on vaja aru saada selle jaoks, et siis hakkad vaatama, et kui suur see mõjuala on ja mida siis uurida. Et selle alusel peab uurima ju kala, veelustikku, kuidas seda toru viid, kui sügavale viid ja nii edasi, et selle jaoks on vaja aru saada, et kui suurt ala uurida, tervet merd ju ei uuri, eks ju. Ja suvel on siis samamoodi näha, et see ala on tegelikult suhteliselt ka väike, et 3 kraadi kõrgem oli 0,01 ruutkilomeetri suurune ala ja 1 kraad kõrgem oli siis 0,65 ruutkilomeetrist ala. Ja samamoodi, et ta nagu randa ei ulatu ja mida kaugemale seda viid, seda väiksem see mõju on, seda väiksem see täpp on. Ehk põhimõte on see, et kui soe vesi tuleb põhja, eks ole, toru tuleb põhjast, siis mida teeb soe vesi, et ta läheb alati ülesse, sest põhjas on alati külmem vesi, ehk ta nagu ülesse tulles ta lahjeneb ja siin ongi siis näha pinna peal, ehk siis veepõhja, siin on järgmine pilt on veepõhi, veepõhja ta põhimõtteliselt ei mõjutagi, sest et temperatuuri erinevuse tõttu ta lihtsalt tuleb üles, eks ole, pinnale. Ja pinna veekihte ta mõjutab, ehk siin on mõju suurem, seda peab nagu uurima suuremas alas, siis on pinna veelustik ja nii edasi, et kuhu see läheb. Ja põhjavette väga palju ei mõjuta, et siin on näha talvel tema mõju ja suvel tegelikult ei olnudki võimalik tuvastada seda mõju, sest et suvel on vesi soojem ja siin ei olnudki näha siis, et ta põhjale väga mõjutab, et veepõhjaelustikku tuleb ikkagi uurida, aga see mõju ei ole suur veepõhjaelustikule. Ja mis järeldustele jõuti, oligi siis see, et mida kaugemale seda viid, seda sügavamal on merepõhi, sellepärast on sügavus oluline ja seda väiksem on jahutusvee mõju. Et kui veepõhi ei ole sügav, siis ta ei saa lahjeneda, ta ei saa ülesse tulla, eks ju, ja siis on see mõju väga suur, ehk siis sellepärast on see veepõhja sügavus hästi oluline. Et mida kaugemale viid, seda väiksem on mõju, sest veepõhi läheb sügavamaks ja meile töötati välja ka siuke uuringuplaan, mis läheb riigiplaneeringusse. Kui suur sügavus see peab olema? Sügavus oli täna siin, mis ma ütlen sulle, siin oli vist, kas oli mingisugune 10 meetri kanti, ma jään sulle praegu vastusõrgume uuringust vaatama. Nad tõid välja selle sügavuse profiili ka. Ma jään sulle praegu vastuse võlgu, kui sügav see siin täpselt oli. Mina olen seda vaatanud seda kaarti, et siis meie kandis on seal mingi 3-5 kilomeetrit, kui on ta kuskil 9-10 meetrit sügav. No me vaatasime ka 2,5 kilomeetrit, et ma arvan, et teie puhul tahaks ka 3-5 kilomeetrit ka nagu kaugusele rannikust, et ta ei tule siia nagu rannikule. Ma räägin, et suurt kaugel peab minema. See on normaalne selles mõttes, et Soomes nad juhivad otse, sest neil lähebki kohe suht sügavaks, eks ju. Meie olemegi arvestanud, et me oleme siin vaadanud stsenaariumeid 2,5 kilomeetrit, 5 kilomeetrit ja 6,5 kilomeetrit. Ja sama tuleb teile, et erinevad stsenaariumid. Ma arvan, et meil on isegi vist võib-olla isegi kaugemal minema. Et kui ma vaatasin seda merekaarti, et kohati on ta sügavam, siis ta läheb jälle madalamalt. No siis võib-olla teil tuleb nagu Peipsi järgis. Et
igal asukohal ongi oma plussid ja miinused, et kus on sügavus parem, kus on halvem, kus on geoloogia parem, kus on halvem. Et pole ühtegi asukohta, mis oleks selline, mis on nagu ideaalne ja vastab kõikidele tingimustele, et igal pool on oma plussid-miinused, omad keskkonnakaitselised piirangud, omad teemad, et uuringu käigus tegelikult saabki aru, et milline on siis see õige asukoht, eks ju. Et selline see mõju siis Kundas oli, kui teie oma saab valmis, siis kindlasti tutvustame teile ka ja siis näitame ka Kunda inimestele teie mõju, et niimoodi oleme tavaliselt teinud ja näidanud. Mis kasu tuumajaam toob, et on ka küsitud, et mis siis nagu kogukond saab või mis riik saab, eks ju. Et riigile on ta, nagu siin oli küsimus maksumaksjale koormuseks, et tegelikult ta on summa summarumis hästi tasuprojekt. Et ta juba ehitusfaasis toob riigile tulu 253 miljonit eurot ja annab tööd siis kuskil koha peal juba üle 600 inimeste, et see on suhteliselt tagasihoidlik täna hinnang, et riigi enda uuringu hinnang on oluliselt isegi suurem. Ja opereerimise faasis ta annab siis juba riigi SKT-sse kuskil 266 miljonit eurot tulu, ehk siis alguses peab riik natuke kulusid tegema, riik on ise vaadanud tasuvust, aga juba kuskil 5. aastal tegelikult tulud tuumajaamast ületavad riigi kulusid. Et ta on tegelikult summa summarumis tasuprojekt. Ja see on lihtsalt meie visioon, et loomulikult kohalik kogukond, kuna me ei tea, mis valda me tuleme, me ei tea, mis asukohta me tuleme, siis see on lihtsalt selline visioon. Pärast peab hakkama, kui asukoht on valitud vallaga nagu läbi rääkima, kohalikega läbi rääkima, et mis on nagu see tegelik vajadus, et see on lihtsalt meie visioon. Aga mida me oleme ise mõelnud on siis see, et kindlasti see vald, kuhu tuumajaam tuleb, võiks saada oma hinnaga elektri. Täna meie parima teadmiste alusel on ta siis kuskil 65 eurot megavatt-tund ja me küsisime tegelikult ka Konkurentsiametilt, et kas me võime teha niimoodi, et me valla elanikega teeme otselepinguid ja anname oma hinnaga. Konkurentsiamet ütles, et eraettevõte võib teha ükskõik kellega, ükskõik mis diile, et see on okei, kui me tahame otse müüa oma hinnaga, siis me võime otse müüa oma hinnaga. Eks see oleks siis üks asi. Ja teine on siis kaugkütte võimalus, et täna me oleme vaadanud kuskil 30 eurot megavatt-tund oleks meie oma hind. Ma ei tea, mis teil täna maksab, te olete vist enamust puhkustel või on keegi kaugküttel. Kütte ongi kaugel sellest põe. No just. Et selline võimalus oleks ka olemas, et juhul kui tõesti siin põlevkivitööstus kaob ära, et see kaugkütte teema on üleval, siin Kiviõli, ma ei tea, kuidas Kohter-Vahve need osad on, et siis on ka see võimalus, aga see ei ole otseselt meile vajalik, aga see on võimalus. Et meie esimene mõte on ikkagi elektrit toota, kui on vaja kaugkütet, siis see võimalus on olemas. Šveitsis näiteks samamoodi selline lahendus töötab, nende oma hind on kuskil, vana tuumajaam, kõik on investeeringud ära makstud, nende oma hind on kuskil 5 eurot. Ja tuumajaama puhul ongi see, et see oma hind, see 65 tulevikus ilmselt kukub ka, et näiteks Soome Olkiluoto 1-2, need on investeering ära tasutud juba, eks, et kõige suurem kulu on see hetk, kui sa maksad pangalaenu tagasi, sest see on kallis, on seda ehitada, 20 aastat sa maksad pangalaenu, siis on see hind kõrgem, ülejäänud 60 aastat, kui pangalaen on tasutud, siis täna Soomes on see hind 20 eurot megavatt-tund läinud. Et selles mõttes pikas plaanis ütleme, et järeltulevad põlved saavad nagu veel parema hinna, eks ole, kui need esimesed 20 aastat. Ja siis loomulikult erinevad investeeringud, mida me oleme mõelnud, aga mida tulebki kohaliku kogukonnaga läbi rääkida, jah, et kuhu, mida. Kas VKG on see konkurentsis, kui soodustate? Soojuse puhul me võime konkureerida, ehk meie puhul. Teate, meil on see teema, et meile otseselt soojust meile ärimudeli jaoks ei ole seda vaja. Pigem on kohaliku kogukonna ja valla otsus, et kust teil vaja seda saada on, eks ju, mis hinnaga ja kust, et see on lihtsalt võimalus. Ma olen huvitatud. Kuidas? Ma olen Kohtla-Järves, et ma olen huvitatud. Okei, on hea hind 30, jah? Ma ei tea, mis teil täna seal see megavatt-tund maksab. Mis see hind täna on? Ma ei tea. Ei tea? Ma ei jälgi. Okei, no siis on odav järelikult, kõik teha. Palju tehakse äkki? Ja. Siis loomulikult tulumaks, kas kõik on selle valla töötajad või ei ole, kas jäävad siia valda, seda me garanteerida ei saa, et see oleks umbes kuskil 800 000 eurot aastas, ilmselt kuskil siia piirkondade jaguneks. Ja kui ma ütlesin püsitöökohad, 3500 eurot palk, see oli siis tegelikult juba paar aastat tagasi, et tänastes hindades on ta suurem, et kui ta nagu päriselt tööle läheb, eks see siis meie mõte on see, et on 2 Eesti keskmist.
et see on olnud see põhimõte, et inimesel oleks motivatsiooni olla, sest et meil ei ole vaja seda voolavust. Ja loomulikult, nagu ma rääkisin ka kaudselt töökohad, ehk siis igal tuumajaamal on ju see, et nagu igal tööstusel sul on vaja alltöövõtjaid, sul on vaja keegi, kes, ma ei tea, tarniks toitu, puhastusteenuseid, majutusteenuseid, transporditeenuseid ja nii edasi, et ta on nagu sihuke selles mõttes tavaline tööstus, et kogu aeg on midagi vaja, eks ju. Et sihuke see pilt oleks. Kõik info on meil üleval meie kodulehel. Täna riik ei ole midagi avalikustanud meie taotlus, sellepärast et ta pole midagi otsustanud. Meie oleme otsustanud, et me tahame olla läbipaistvad, me oleme täna juba oma täismahus taotlus oma kodulehel üles pannud. Me oleme pannud sinna ka lisad ja uuringud ja seal on näha siis ka kogukondade ettekandeid, infopäevasid, mis me oleme teinud, slideshowsid, et kes tahab tagantjärgi vaadata, saate teha ja kui tahate, et me tuleme uuesti rääkima mingitel teemadel, siis me võime seda ka teha. Ja nüüd sai otsa. Aga see seoses keskkonnaga, et kui ütleme see meri ja nii edasi, see soojeneb, et kuidas selle uuringuga on, et kuidas ta mõjutab seda merepõhja, selle mere elustikku ja nii edasi, seda ma nagu ei kuulnud siit absoluutselt. Vot see oligi nüüd see, mis ma üritasin näidata seda Kunda põhjal. Ja ma sain aru seda. Et siin on see on temperatuuri, aga kuidas ta mõjutab seda mere ja see tuleb, sellepärast et esimene samm, kuna me oleme praegu eeluuringute faasis, me ei ole veel riigi eriplaneeringus, siis kõik need veeelustiku, merepõhja uuringud, kalastiku uuringud, need tulevad riigi eriplaneeringu käigus. Meil oli vaja täna aru saada nii Viru-Nigulas kui ka teie piirkonnas tuleb selle uuring, et mis on see ala suurus, mida peab uurima. Et see on küsimus, eks, et kui suurt ala peab üldse uurima ja nüüd selle baasid siis saavad hakata siis teadvad inimesed, kes tegelevad kalastiku ja taimestiku, mina ei ole selle ala ekspert, planeerima uuringuid. See tuleb kindlasti ja ilma selleta ei saa. Lihtsalt on vaja aru saada, kui suur alale, sest et muidu ei oska ju planeerida rahalisi vahendeid. Kas on veel mingid küsimusi, mõtteid? Mis tüüpi see jaam siis on? See ei ole see Tšernobõl tüüpi, et teeb kaupa või? Kindlasti ei ole. See on Euroopa Liidus keelatud, et sellist jaama enam keegi kuskil. Ütleme niimoodi, et seda enam kunagi juhtuda ei saa. Et see on, ma ei oska öelda sulle võib-olla naisele, ma seletan võib-olla väga triviaalselt, aga kuna ma ise ei ole tuumainimene olnud, ma olen nüüd 4. aasta permis, ma üritasin endale sellega loogiliselt selgeks teha, siis on põhimõtteliselt see nagu sa võrdad Žigulit ja Ferrarit. Nad on mõlemad on autod, jah, mõlemal on rool ja 4 ratast, aga mitte midagi rohkem väga palju ühist ei ole. Et sama on, kui sa võrdad uut tuumajaama ja seda Tšernobõli reaktorit. Siin mõni päev tagasi ju siin Ukrainas turistati tuumajaama katet, eks ole. Kas siis sellisel puhul? See ei tee midagi. See ei ole üldse plahvatab siis? Tuumajaam ei saa plahvatada. Sellepärast, et tuumajaama, ütleme, ta ei ole nagu tuumapomm, et ta nii vähe rikastatud, et ta ei saa plahvatada. Mis Tšernobõlist plahvatas oli vesinik, ehk siis reaktsioonide tõttu, kuna seal ei olnud neid vesinikupõleteid, seal ei olnud tegelikult ühtegi kaitsebarjääri. Seal läks miljon asja valesti, ütleme nii, et seal oli grafiitpardad, mida operaatorid üldse ei teadnud, et nad on. Ehk see tähendab seda, et grafiit kiirendab tuumareaktsiooni, et sisuliselt, kui sa sõidad autoga, sul jookseb põder ette, sa vajutad pidurit ja selle asemel, et auto pidurdaks, ta tegelikult kiirendab kõigepealt 200-ni ja alles siis pidurdab ja nad ei osanud sellega arvestada, et seal oli nii palju asju, mis oli salastatud ja valesti, aga tänapäeva tuumajaamad on niimoodi projekteeritud, see on nõue peale Ameerika, siis kui terroristid lendasid Ameerika pilvelõhkujatesse sisse, eks ju, terve maja läks ja peale seda on nõue, et tuumajaamad peavad olema see korpus, mis need ümber on, peab olema nii kindel, et kui sinna see suur leisirennuk sisse lendab, siis mitte midagi juhtu. Ehk siis need väiksed droonipommid ei tee tegelikult tuumajaamale midagi, et tavaliselt seda kasutatakse hirmutamiseks. See toimib hästi, aga et ikkagi, et seda korpust ära lõhkudes, siis sa pead ikka palju rohkem vaeva nägema. See on ikka tuumakütusel siis või? Et kunagi lugesid on mingid soolade baasil tahetakse teha, et see ei ole see on uus tehnoloogia ja sulasoola-reaktorid, aga see on alles laboris, et ma arvan, et nemad on kommertslikuks kasutamiseks valmis äkki 30 aasta pärast. Nii et see on ikka see tuumakütus, jah? See on teistsugune tuumakütus ja see on väga keeruline tehnoloogia, keegi tänapäeval Euroopas ei oskagi seda opereerida. Meie jaoks on see, ei ole mõtet, et me kasutame GV-reaktorit, mis on samasugune tehnoloogia on täna Rootsis, Soomes, ammu töötanud, me teame, kuidas seda opereerida, me teame, kuidas ta käitub.
operaatorid põhimõtteliselt, kas sa sõidad, ma ei tea, BMW X7 või X1-ga, põhimõte on sama, et lihtsalt üks on suurem, teine väiksem, et noh, sama tehnoloogia, jah. Kuidas teile maamaks mõjub? Kuna meil on väga vähe maad vaja, et ma räägin kokku, tuumajaama ala on kuskil 64 hektarit, kokku siis koos selle piirangualaga on 150 hektarit. See küll väike ala on. See ei ole, kui on konventsionaalselt suured tuumajaamad sellega võrreldes. Ja et kütuse mõju on väga väike, sest et noh, nii väike pellet, sõrmesuurune, toodab tervele perele aasta jagu on ju. Maamaksu, eks ole, kui ta iga aastaga tõuseb. See on okei. Sest et meie opereerimiskulud, investeeringukulud on kõige suurem, opereerimiskulud on kuskil 20% juba oma hinnast, et see on nii väike. Et sellepärast on tuumajaam hästi minu meelest äge, et see kütuse osakaal on väike, et ta on nii võimas, eks ju, ta on nii palju energiat. Ta ei mõjuta, kütuse hind ei mõjuta väga palju elektri hinda, opereerimiskulu ei mõjuta elektri hinda, sest et ta võtab vähe maad, seal ei ole vaja nii palju inimesi, eks ole, 200 inimest ei ole tegelikult nii palju, kui võrdled vanema tööstusega. Ja kütuse hinna kõikumine ei mõjuta väga palju elektri hinda. Et põhimõtteliselt ainult kapitalikulu, mille sa maksad 20 aasta jooksul ära. Kui need tuumajäätmed Narva viia sinna kuskile mägedesse panna ja? Ikka maa alla. Maa alla sinna, ta on ju radioaktiivne. Samas võiks tuumajaama sinna panna pole. Mõju ühesugune. Ei ole absoluutselt. Et tegelikult on niimoodi, et tuumajaama on väiksem, eks ole? Ma ei oska öelda, et nad on erinevad, et lihtsalt jäätmetega on ju niimoodi, et kui jäätmed on ära jahutatud kapslites, siis sa betoneeridad maa alla. Kas nad viiakse mööda maismaad sinna? Neid viiakse mööda maismaad suure tõenäosusega, võib ka mööda merd, aga ilmselt sõltub asukohast, saab nii meretranspordiga kui mööda maismaad, mõlemaid kasutatakse maailmas ja seal on spetsiaalsed transpordivahendid selle jaoks. Ja kui ta on kapsli sees, siis tegelikult temaga midagi ei juhtu, isegi kui ma ei tea, autoga juhtub õnnetus, siis ta on täiesti avariikindlast, peate nägema oma silmaga, sellest ma ütlen, tulge te näete hästi suurtes tugevates kapslites ja kui ta läheb maa alla, siis meie puhul ta läheks kuskil kilomeetri sügavusel maa alla, ta betoneeritakse kinni, ehk siis selle mõju on, ma ei tea, väga väike, näiteks Olkiluotos on ta maa all niimoodi, et neil on endal seal poolsaarel järv, kus nad võtavad enda jaoks joogivett ja see jäätme ladestumine selle järve all, sellepärast, et ta ju ei puutu kokku, ta on sul maa all, sinna ei pääse õhk, ta nii sügaval, sinna ei pääse vesi, see kinni betoneeritud, et sina siin maa peal, kui ta 2 aega vähemalt üle elab, siis sina ei saa arugi, et ta seal on. Mis kvaliteediga see betoon peab olema siis? See on, seda kontrollitakse, see kindlasti betoon peab olema kvaliteetne nagu tuumajaama ehituse puhul, et see ei ole nagu niisama, eks ole. Jah. Ma jään sulle need konkreetsed parameetrid võlgu, et ma ei ole insener. Aga kõik sõltub siis sellest 29. aastal, mis Kanadas valmis saab, aga kui see ei saa valmis? No siis me ootame, sest et tegelikult on niimoodi, et me ei taha riske võtta ja see projekt ei ole ka rahastatav, kui seal ei toimi, eks ju. See on esimene, jah. Jaa, see on täpselt samasugune esimene, et neid väikseid reaktorid on veel, et näiteks Loviisa on samamoodi 400 megavatt, et põhimõtteliselt on ka väike, aga lihtsalt esimene täpselt samasugune mudel valmib Kanadas ja kui seal kõik toimib, siis meie projekt on ka ilusti rahastatud, investor ei anna raha, erainvestor, kui asi ei toimi, on ju. Ehk siis me ei hakka katsetama, et see on kindel, me ei saagi, sest et see ei ole rahastatav. Mida peavad need inimesed teevad, kes soovi seda? Ei, no vaatama, siis. Mingisuguse vastuse. Ma olen alati öelnud, et tegelikult mõlemates valdases on, alati on keegi, kes on poolt, alati on keegi, kes on vastu, see on demokraatia, see on normaalne. Inimesed peavad oma arvamuse välja ütlema, et ma olen ka julgustanud, et meil on ju erinevaid asukoha alternatiive. Avaldage oma arvamust, pakkuge välja. Ma arvan, et kirjalikult võib, suuliselt me oleme ka öelnud, eks ole, ka valda me oleme öelnud, et mereäär on pigem teie jaoks ei, nagu me viimane kord aru saime, et pigem merest kaugemale on ju, et teil on see ala oluline, nii nagu ma olen aru saanud teie sõnumitest. Kui te soovite teda kirjalikult, te võite teha seda ka kirjalikult, et ma arvan, et on oluline oma arvamus välja öelda, rääkida, konstruktiivselt arutada ja see on okei, et me elame õnneks demokraatlikus riigis, et vastasel korral oleks ju väga õudne, eks ju. Demokraatlikus riigis elame, aga tõsi, jah? No mina veel ikka usun, et ma päris kolima ei hakka. No selge. Ma veel ikka endiselt usun. Kui see tuleb merest kaugele, kus te jahutusvett siis võtate? Siis tuleb torud. Siis tulevad torud ja jahutustornid. Et mäletad, ma näitasin seal pilti, meil on need jahutustornid ka. See jahutustorn tuli kuskile siia kanti või?
meil on nüüd jahutustornid on nüüd niimoodi, et issand, kus oli see pilt? Ahah, näed, et need on nagu siuksed kaasaegsed jahutustornid ja sellisel juhul oleks nad jah tuumajaama kõrval, et siis on meil vaja jahutustorne ja ütleme niimoodi, et kui ta on nüüd kaugemal, no näiteks teie puhul, et ta jääb siia A-kanti, onju, siis meil oleks vaja siit ilmselt mööda seda biopuhastuse trassi oma torudega samamoodi liikuda ja tuua siis merest ja siis on see veevajadus väiksem, sest jahutustornid on efektiivsed, aga noh, siis on visuaalne, et siis te näete lihtsalt seda veeauru, eks ole, mis sealt üles kerkib. aga siis see Fukushima jaam ja lendas õhku, tegelikult lendas õhku sellepärast, et taristu, torud läksid katki ja ta ei saanud jahutusvett. Sellepärast lendas õhku. Ei, seal oli tegelikult niimoodi, et ma ise käisin Fukushimas ka 2 aastat tagasi, seisin seal samal kõrval, vaatasin. Seal on nüüd see teema, et tegelikult tegelikult oli maavärin ja maavärina tõttu oli niimoodi, et kuna tuumajaam oli kõrgemal, aga need pumbad, mis ajasid jahutusvett ringi, olid madalal, eks ju. Ja kuna neil see tamm ei arvestanud nii kõrge tsunamiga, mis peale maavärina tuli, siis see tsunami tõmbas üle selle kaitsevalli ja uputas kõik need pumbad ära. Ja kuna need pumbad olid ära uputanud ja see tsunami oli nii hull, et ta ajas kõik teed kinni, ta pühkis ka tuletõrjeautodele, neil oli seal terve tuletõrjeautode park, mille see laine lihtsalt ära viis, siis neil ei olnud võimalik kasutada pumpasid ja neil oli väga vähe tuletõrjeautosid. Ja nad siis ajasid seda merevett ringi nende mõne tuletõrjeautoga, mis neil oli, et jahutada reaktorit. Aga tuumajaam ise kahju ei saanud, et lihtsalt neil oli see projektsioon niimoodi, et nad olid liiga enesekindlad, nad ise tunnistasid. Nad ei arvestanud nii kõrge tsunamiga, sest selle tõenäosus oli väike ja lihtsalt tegelikult need pumbad oleksid pidanud olema ka kõrgemal. No meil sellist ohtu ei ole, eks ju. Selleks aga mõtleme, et pumbad, kui pumbad ei tööta, siis ka ei pea olema tsunami, ei pea olema lihtsalt pump ei tööta. Nõus. Ja mis on nagu selle tehnoloogia puhul oluline, mul ei ole täna seda pilti, ma saan teile ohutusest eraldi täitsa rääkida, see on jumala hea küsimus. Et kuna meil on siin on näha see tuumareaktor, eks ju, ma panen selle pildi, ei, see on parem. Et kuna meil on näha see tuumareaktori osa on siin, siis tal on niimoodi, et ta on 35 meetrit maa all ja selle osa, mis tuleb maa peale, on siuke jahutusbassein ja kuna ta on nii väike, Fukushimas on hästi suur on ju reaktor, kuna ta on 300 megavatti, siis seal on passiivjahutus. See tähendab seda, et seal on 4 basseini, see on kogu aeg vett täis ja nad ei sõltu pumpadest. Et oletame, et meil tuleb elektrikatkestus, torud tehakse, ma ei tea, katki, võrku jookseb maha, inimesed peavad evakueeruma, siis automaatselt hakkab tööle see passiivjahutus ehk füüsika, et mida teeb, külmvesi läheb alla, soe tuleb ülesse. Ja ta hakkab niimoodi ise tsirkuleerima seda jahutama, seal on klapid, mis lähevad lahti, nii kui elekter kaob ära või midagi ei tööta. Et sul on nii pumbalahendus kui see ja sisuliselt üks bassein on piisav selle jaoks, et 7 päeva ilma inimese sekkumiseta see rahulikult toimib ja seal 4 basseini. Ja kui see bassein üks saab tühjaks, seal on soojusvahetid, siis sa põhimõtteliselt võid lihtsalt täita seal ühe basseini, teised toimivad. Et see on see uus tehnoloogia, miks ta on nagu parem kui need vanad ja et väikest saab passiivselt jahutada, suurt ei saa, sest et seal see ise nagu passiivne jahutus ei toimi. Et see on see eripära väikese puhul. Kas see või sellist momenti tekkida, et näiteks, et kui siin on elekter on oma hinnaga ja nüüd ma tulen siia, kui ta on oma tööstust rajada või riik tahab rajada ja siis hakkab ta leiab, et ma ehitan siia mingi tehase ja veel teise kolmanda, et maad on vaja, et ta sundvõõrandab need inimesed lihtsalt ära, ostab maa välja. No me teeks ikkagi valla elanikega selle oma hinnaga elektri, et ikkagi tööstustarbijatel on oma hinnaga. Ma olen siia valda oma tööstuse praegu, siis ma nagu ei saa seda elektri. Ei, tööstusena sa ei saa, et sa saad ikkagi elanikuna. Et see mõte on nüüd see, et mida me pakume elanikele, suurtarbijale eraldi teema täiesti. Külgi omale mingisuguse hoone, ütle ma elan siin ja toodan. No sa ju tead, et see ei toimi nii. See on ju skeemitamine. Et see on ikkagi elanikele, sest et suurtarbijad on täitsa omaette regulatsiooni all ja omaette hindade all. Meil riigis on niimoodi, et täna on seadus, homme ei ole seadust, eks ole. No ma selles osas ei saa sulle garantiisid anda, ma olen samamoodi, mina üritan samamoodi teha 10-aastast projekti samas keskkonnas. Palju sul oma kapital siis on? Mida sa mõtled oma kapitali? Raha firmal, mis raha teist hakkate ehitama? No täna meil on niimoodi, et meil on juba mingisugune üle 1500 erainvestorit, Eesti erainvestorit, kes samamoodi näevad, näiteks Oleg Kross ja teised, et kellel on tegelikult, kes näevad, et meil on riigis vaja midagi teha.
meie üks strateegilisi investorid on Vattenfall, kes on Rootsi suurim energiatootja, põhimõtteliselt Skandinaavia suurim energiatootja, ta opereerib tuumajaamasid kui tuuleparke. Palju meie oma sinna, kas see suurem osa siis rootslastele? No see nüüd sõltub, et me ei oska öelda, kuna see projekt on nii pikk ja see rahasumma nii suur, siis meil ongi see, et meil on variant, et riik ise liitub, eks ju, ja saab mingis osas omanikuks. Meil on variant, et jah, et näiteks mingi Rootsi suurem elektritootja liitub, eks ole, ja suurendab oma osalust. Meil on variant ka börsivariant, et minna börsile ja elanikud saavad ise investeerida, eks ju. Et need variandid on lahtised, et enne tuleb see planeering ära teha ja siis saab vaadata juba järgmist sammu, sest et ega investor ei tule, kui ei ole planeeringut ja pole seda kindlust, et see projekt riik otsustab, et jah, ta annab sellele võimaluse, on ju. Et sellepärast on mul täna sulle raske öelda, mis see lõplik portfell kujuneb. Kindlasti ei ole see niimoodi, et ainult meie jäämegi nii nagu on. Meil loomulikult nii palju raha ei ole endal, see on väga suur projekt. Et seda me ei varjagi, aga kuidas ta täpselt kujuneb, täna raske öelda, sest et enne peab olema see... täpsemalt siis aasta pärast vahepeal? Ma ütleks niimoodi, ma arvan, et realistlik oleks see, kui asukoht saab valitud see 2027 pool ja meil on see kindlus, et asukoht on olemas, siis ma arvan, me juba teame päris suures järgus siis, et kes need suuremad investorid on. Enne seda nad kindlasti nii suurt riski ei võta, et nad hakkavad nagu palju raha siia panema, sest et ei ole ju mingit kindlust, et see projekt üldse tuleb, eks ju. Me teame küll, kuidas need projektid käivad ja venivad ja nii edasi, et investor ei pane nagu niimoodi suuri rahasid hetkel. Siin mõned aastad tagasi tehti seda Jordaania projekti, maksumaksjate maailma raha läks üle mitme miljoni sinna. Me ei ole mitte midagi, lubati siin maailma põlevkivid asjad. Kas me nüüd saame kindlad olla üldse? No täna me oleme eraettevõte ehk eraettevõte ei toimeta maksumaksja raha eest. Jordaania oli riigiettevõte Eesti Energia, eks ju, või Enefit nüüd täna. Et meie toimetame ikkagi erakapitalil, et teie raha see ei puuduta hetkel. Kunagi, kui siin tuulikuid taheti mere poole ja maismaa poole. Vald anti loa mere poole. Nemad ütlesid, andke meile maismaa poole ka, et me teeme lihtsalt uuringut. Ja kui anti luba maismaa poole ka teha, vald ütles, ei taha, sinna ärge tehke. Aga nemad on kulutanud raha juba uuringutakse kaebasid vallakohtusse. Okei, ma arvan, et see... Teie kulutate ka raha, te ei ehita arvet pärast, kui öeldakse... Me ei saa teha seda, et riigi eriplaneeringus on niimoodi, et sul ei ole mingid garantiid. See on juba seaduses kirjas, ehk siis arendaja. Me oleme pigem selles olukorras eraarendajana, et me võime maksta selle planeeringu näiteks kinni ja siis lõpuks riik ütleb, me tahame ise teha ja siis meil on tühjad pihud. Et riigi eriplaneering on natuke teine teema, eks ju, kui kohalik. Ja ka kohaliku eriplaneeringu puhul peab olema ikkagi piisav, kuidas öelda, vald ise ju toimetab ja teeb neid kokkuleppeid, et see on väga raske case. Ma arvan, et see ei ole sisse nõutav ja nad võivad sellega ähvardada. Ma ei kujuta ette, minu meelest on väga inetu üldse arendaja poolt hakata niimoodi ähvardama. Ma ei kujuta ette, ma ei ole näinud neid kohtulahendeid, kus nad oleks päriselt ka raha nagu sisse nõudnud ja saanud. Sest planeering ei anna kunagi sulle kindlust. Ja see on seaduses kirjas, et ükski planeering ei tähenda seda, et sa päriselt seda teha saad. Algatamine. Kui ta planeering on kinnitatud ja siis see tühistatakse, siis sul on õigus, eks ju, sest see on juba kinnitatud, aga planeeringu jooksul selle ära lõpetamine, ümbermõtlemine, see on täiesti okei, sest see ongi planeeringu mõte läbi rääkida ja siis otsustada. Et seaduslikult ei ole võimalik sul sissenõuet nagu saada, sa võid proovida, aga ma ei usu, et midagi saavad. Kuidas küsimustega on, et tegelikult on nii, et me ikkagi jätkuvalt tuleme jälle räägime, kui meil on mingid teemad siin. Kui te tahate, me saame tulla, aga mis teemad teil huvitavad, öelge, et meil on nii palju materjale, et siin võib tundida... Ma olen kodus kirjanud. Aga Liis äkki saadab teate välja? Jaa, loomulikult saadan ja lihtsalt huvitab, et kui täpselt see ohutus, jäätmed, et need on... Kas näiteks jäätmed, ohutus, üldine energeetika, meil on eraldi tööjõud ja nende kaasamine, väljaarendamine, projekt, kuidas üldse tehniliselt arendatakse, et mis teema on see, mis te tunnete, te tahaksite võib-olla teada kõigepealt. Et siis me lihtsalt teame, kuidas neid slaide kokku panna teie jaoks, et me nagu näitame teile võimalikult palju ja siis saame nagu arutada. Aga loomulikult me käime ka infotundides kvartaalselt, kui meil on mida jagada, et need on sellised informatiivsed, nagu Diana alguses kenasti ütles, et me anname edasi alati oma parimat teadmist. Me oleme võimalik tavaliselt. Ja mis on uued asjad, mis oleme avastanud? Just, täpselt. Mitu protsendid ära katate oma energia
Eestist? No kui meil on nüüd baasvõimsuseks vaja 1200 megavatti tuleviku mõttes, eks ju, järgmise 10 aasta jooksul, mida Elering on öelnud, siis meie kataks 600. Ja ülejäänud tuulepargid, eks ole? No ilmselt jah, ja mingid gaasijaamad, sest et alati on võimalus ka juurde ehitada tegelikult, kui me otsustame, et me tahame kõike tuumaenergiaga ära katta, lihtsalt ma ei usu, et see on võib-olla ka jätkusuutlik, et mingi normaalne miks peab olema, et sul lihtsalt valida, et kas